Minu nimi on Olav Jüriluik, olen vandeadvokaat, olen väga pikalt töötanud ka kindlustussektoris. Et veel taustaks enda kohta, et olin selle seaduse väljatöötamise grupis, töötasin vist 11 aastat töötasime seda seadust välja. Kirjutasin ka selle seaduse kohta kommenteeritud väljaande küll juristidele. Kuigi ma pean ütlema, tahaks uskuda, et seal on vähemalt ka mingi osa, mis puudutab teid, et eriti näidiskaasused Soomest ja siis tervishoiu kvaliteedi ekspertkomisjonist, mida ma loodan, et ühel hetkel tegelikult, mis siis arstiõppes oleks väga vajalik. Olen ka kindlustusõiguse õppejõud Tartu Ülikoolis, küll Tallinna poole peal, et õigusteaduskonnal on kaks osakonda, üks on Tartus, teine on Tallinnas, et põhimõtteliselt olen kindlustuse taustaga. Nüüd olen ka väga üksjagu tegelenud siis ravivigadega, et ma olen olnud mõlemal poolel, nii siis tervishoiuteenuse osutaja poole peal kui patsiendi poole peal ja seetõttu ma enda arvates nagu nendest probleemkohtadest saan väga hästi aru. Korralduslikult, kui kellelgi on küsimusi, segage mulle kohe vahele. Mind ei häiri poole sõna pealt vahele segamine. Küsimus on see, et kui te küsimused jätate lõppu, siis lihtsalt te unustate ära ja võib-olla see ei ole teemas, eks ju. Ja ei ole rumalaid küsimusi mitte kunagi olemas. Beebis olijatele samamoodi, et teie küsige julgelt, et saalis olijad, et kui te küsite, siis ma pean küsimust lihtsalt kordama, kuna teil ei ole saalis mikrofoni, aga see ei ole probleem. Mis veel seaduse kohta? Ma võib-olla räägin sissejuhatuseks need probleemkohad ära, et mis meedias oli hästi suurelt, eks ju, et jäi üks teenusepakkuja. Selles ei ole tegelikult otseselt, kindlasti ei tohi ühtegi sõna öelda Sotsiaalministeeriumi kohta. Kui seda seadust tehti, Sotsiaalministeerium pöördus alguses, ütles, et teeme üldse riikliku süsteemi. Selle peale kindlustusseltsid tõusid tagajalgadele, et ei tohi riigikapitalismi tekitada, tuleb erasektor peab olema selles. Selle peale ministeerium ütles, et okei, kinnitage kirjalikult, et tulevad turule pakkujad ja ministeerium sai selle kirjaliku kinnituse. Ja tegelikult need Eesti 3 seltsi, kes tahtsid tulla, pididki tulema, aga 2 seltsil on üks ja sama omanik, kes ühel hetkel ütles, et see pole meie äri prioriteet. Tänane seis on see, et väga tugev põhjus on eeldada, et sel aastal tekib konkurents juurde. Nüüd, miks seda, kas üldse on vaja? Siis ma räägin teile selliselt, et advokaatidel on vastutuskindlustus olemas juba 25+ aastat. Eestis on 34 erinevat kohta, kus meil eksisteerib vastutuskindlustus, kaasa arvatud liikluskindlustus. Ja nii banaalne, kui see ka ei ole, siis tegelikult see ongi arstide või tervishoiutöötajate, olgem täpsed, liikluskindlustus. Et kui need, kes siin on natukene vanemad, võib-olla mäletavad nõukogude aega, küll oli uudne, kui naabrimees mu autole sisse sõitis. Ma pidin naabrimehega, läksin tülli, sest ma pidin raha saama, pidin kohtusse minema ja nii edasi. Tänasel päeval kõik oleme autojuhid teinud liiklusõnnetusi. Ei ole ju mingit probleemi. Tegelikult kõik toimib. Ja kui me räägime kindlustussektori mainest, siis ma tean, et laialdaselt öeldakse, et kindlustussektor on halb. Statistika ütleb, et 98% hüvitatakse, 2%-ga tekib probleem. Aga mis on see inimeste filosoofia? 98% ei ütle, sest see on ju normaalne, peavadki maksma. Aga need 2%, need räägivad kõigile. Ja sealt tekib see negatiivne siis see maine. Ka mina ise olen vigu teinud. Alles üle-eelmine nädal tegin klienti esindades koleda vea. Sain pärast aru, mina sain vea ära parandada ja kui ma ka viga ära ei saa parandada, siis minu töö tagajärg on, eks ju, et kellelgi on materiaalselt saanud kahju. Kahjuks teie sektoris on see, et kui te teete vea, siis tagajärg võib olla inimesele fataalne, eks ju. Aga see, et me teeme vigu, me kõik teeme, seda ei tasu karta ja see seadus peaks aitama neid suures plaanis. Ma hästi kiiresti alustan terminoloogiast, et mis on tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiutöötaja. Seda te slaidil näete, et te eelduslikult peaksite ka seda teadma. Kindlustusleping kui auto puhul liikluskindlustuse on vastutav kasutaja, peab sõlmima liikluskindlustuslepingu, siis antud juhul tegelikult see, kes omab tegevusluba. Kuigi väga paljud tervishoiuteenuse siis osutajad ju töötavad, eks ju, tervishoiutöötajad, töötavad mitme teenusosutaja juures, siis see, kui teil on tüki poolt kindlustuslepinguga kaitse olemas, ei tähenda seda, et kui te õhtul mingis OÜs osutate
koduõendusteenust näiteks, et see kindlustusleping sinna ulatuks. Ei ulatu igal tegevusloa omajal peab olema eraldi kindlustusleping. Nüüd suurim probleem, mis minul näiteks praktikuna 30 aastat on meil reguleerimata olnud terminoloogia küsimus. Nii juristkonnas kui arstkonnas terminoloogia kasutamine oli täielik õudusruudus. Kui te võtate ette tervishoiu kvaliteedi ekspertkomisjoni viimaste aastakümnete otsused, siis sõna tüsistus käsitletakse minimaalselt 3 erinevas tähenduses. Ja siis, kui sa saad selle otsuse, siis nüüd saa aru, mida selle all mõeldi. Ja ma pean ütlema, et siin tuli, ja me oleme nagu aluseks võtnud ja tuli appi teie enda inimene, doktor Marko Murruste, ehk siis me üritame seda terminoloogiat nüüd kasutada selliselt, nagu doktor Murruste töögrupis välja pakkus. Ja ma paneksin ka teile südamele, et kui te kasutate ja puutute kokku, katsuge järgida neid termineid. Nüüd kõige olulisem temaatika minu arvates on see patsiendi ohutus. Selle seaduse ju eesmärk on see, et te saaksite oma teenust pakkuda ohutult, et te saaksite oma vigadest õppida. Mis oli kuni seaduse jõustumiseni olukord? Juhul, kui te tegite kogemata mingi vea, siis teid ähvardas isiklik varaline vastutus, sest tervishoiutöötaja vastutas koos kliinikumiga solidaarselt. Ja teid ähvardas kriminaalkaristus. Ma loengus ka näitan teile, need on eelkõige küll Eesti praktikas seotud sünnitustegevusega, kus arstid on kriminaalkorras karistada saanud. Et tegelikult on õudne küll. Mina teen vea, on tagajärg, teie teete vea, võisite kriminaalkorras karistada saada. See ei ole okei. Ja mida need 2 asja tähendasid? Ja tähendasid seda, et paratamatult mitte keegi teist ei tahtnud rääkida oma veast. Sest et kes tahab oma kodust ilma jääda, kes tahab kriminaalkorras karistada saada. Ja see takistas tegelikult teil üksteise vigadest õppida. Et ma tahaksin uskuda, et see patsiendi juhtumite süsteem, mis siis tegelikult küll tõi teile bürokraatiat väga palju juurde, aga mis mul on 3 kuu statistika tegelikult olemas. 3 kuu statistika on veel poolik, sest et kõik haiglad raporteerivad ilusasti, aga ma ei tea, perearstid ja nii edasi ja hambaarstid, nendel on ikka tükk maad veel minna. Ministeerium tegeleb, see on normaalne, see võtabki aega. Selle 3 kuu jooksul on olnud minimaalselt 7 välditavat surmajuhtumit. Ja ma räägin ka loengus 2 EMO-juhtumist, või tegelikult ma võin need EMO-juhtumid ära rääkida. See on mõlemad minu laua peal ja mõlemad on 2 erinevat haiglat. EMO-sse, ühes asjas tuli EMO-sse 28-aastane naisterahvas väga tugeva seljavaluga ja resident võttis ta vastu, vaatas üle, saatis koju ära. Ja see lõppes sellega, et noor naisterahvas oli ühel hetkel ratastoolis, pidamatu, seksuaalelu puudumine ja nii edasi, terveks eluks. Ehk siis küsimus, ma vabandan, ma ei suuda neid meditsiinitermineid kõike seda sündroomi öelda. Tegelikult oli see, et see resident oleks pidanud saatma MRT-sse ja oleks operatsioon, ja see oleks kõik välditaval. Täpselt samasugune juhtum, täpselt samamoodi residendiga. Teises haiglas vahe oli see, et oli meesterahvas patsiendiks ja tagajärg sisuliselt täpselt samasugune. Ja mõlemad juhtumid veel tegelikult iseloomustab see, et mõlemal juhul EMO juhendites on kirjas, mida peab tegema. Vaene resident, kes langetas neid otsuseid ise, selle asja nimetus minu arusaamist pidi on see, et lihtsalt haiglatel on raha vähe, eks ju, tööd on palju ja järelevalve oli puudulik. Juhendites on täpselt olemas, mida peaks tegema. Nüüd teades, et sellised asjad juhtuvad, kui õppekavas või täiendõppes käsitletakse neid asju, järgmine ehk suudab vältida selliseid asju. Et see on see patsiendi ohutusjuhtumi, ma arvan, et see suurim boonus teie poolt vaadates. Ja teine boonus, mis teie poolt vaadates, on see, et juhul, kui midagi juhtub ja te raporteerite, siis formaalselt kriminaalmenetlus küll algatatakse, aga see lõpetatakse ära juristide keeles oportuniteediga, aga sisu on see, et mitte keegi karistada ei saa. Et selles suhtes see patsiendi ohutusjuhtumite süsteem peaks teile andma väga hea tagajärjed. Kuigi kaasaegne meditsiin on heal tasemel,
kahtlematult on väga heal tasemel, siis paratamatult me kõik teeme vigu, kas ülekoormusest, vahel teadmatusest, mis iganes. Nüüd see sõnatüsistus. Sõnatüsistus on tegelikult üldmõiste, et tüsistus võib olla raviviga, tüsistus ei pruugi olla raviviga. Ehk siis tegelikult sõnatüsistus on igasugune mis tahes kõrvalekalle siis haiguse ravikulust, eks ju. Et see on üldmõiste ja küsimus on see, et on toimunud midagi kõrvalekaldumist. Nüüd erineva statistika järgi tüsistusi on 3–30%, ehk siis tüsistusi on palju. Jälle võin tuua nagu lihtsa näite, see on tegelikult järgmise slaidi juures pigem, kuidas tüsistused jagunevad, eks ju. Et tüsistused jagunevad hästi suures plaanis välditavateks ja mittevälditavateks tüsistusteks ja see on siis vahetegemise koht. Mittevälditav tüsistus on see, kus tervishoiuteenuse osutaja ei vastuta. Ma nüüd vabandan, juristid kipuvad kasutama tervishoiuteenuse osutajat THTO, ma tean, et teie kasutate TTO mingil põhjusel, aga ühesõnaga see, kus mina ütlen THTO, seal on teie mõistes TTO ka tegemist. Ehk siis mittevälditava tüsistuste tõenäosust ei oleks te suutnud mitte kuidagi olemasolevate profülaktiliste meetmetega vähendada. Neid juhtub kas inimese organismi eripärast või tulenevalt sellest, et meditsiin ei ole jõudnud piisaval tasemele. Lihtne niisugune, hästi lihtne praktiline näide, mul on kohtuvaidlus pooleli, seal ei ole ravivea vaidlus, seal on liikluskindlustusest tulenev vaidlus, kus mootorratturiga juhtus liiklusõnnetus, mootorratturitel lähevad alati randmed puruks, eks ju, sest et nad hoiavad kinni. Ja sellele härrasmehele, kes sai vigastada, pandi metallplaat kätte ja see metallplaat 2-3, mis iganes hiljem murdus ära. Kindlustusselts ütleb, et see ei puutu asjasse, see on raviviga, eks ju. Tegelikult, milles on küsimus, selle metallplaatide murdumine on statistiliselt kuskil 20% juhtudest ja see tuleneb organismi eripärast. Eks ju, et arusaadav, et kui tegemist on organismi eripäraga, siis ei saa etteheiteid teha teile. Vastupidiselt, aga välditavad tüsistused on need, kus nende tõenäosust oleks saanud vähendada asjakohaste ohutusmeetodite rakendamisel. Ja sealjuures välditavuse üle otsustatakse tõenduspõhise meditsiini seisukohtadel ja oluline, mis on alati küsimus, see ei ole õiguslik koht. Seda ütleb teine meditsiinitöötaja. Et on mingisuguseid ravivigusid, loomulikult, kui keegi jätab käärid kõhtu operatsiooni aeg, saab ka mitte meditsiinitöötaja aru, et see on viga. Aga seda, mis asi on viga või ei ole, seda ütleb päeva õhtuks teine arst, teine õde, mis iganes. Et see on nagu see koht, mis on ka olnud enne seda seadust probleem, et arusaadavalt, et kui kolleeg teab, et ma annan kolleegi kohta arvamuse ja see võib viia kriminaalkaristuseni ja tsiviilvastutuseni, siis proovi sa seda arvamust saada. Et mida mina praktikas tegin, eks tänase päevani kõik teevad, et kui teie haiglal oli viga, siis üritasin PERH-ist kedagi leida ja tagurpidi, eks, et mida seal muud teed, aga mida teha nendes olukordades, kus ongi Eestis 1 või 2 arsti, eks ju. Ja seal on nagu infomonopoli küsimus, eks ju, et teie teate, mis juhtus, aga patsient või patsiendi advokaat on võib-olla teisejärguline, ega nemad ei saa aru. Ehk siis tegelikult see uus süsteem peaks ka võimaldama paremini aru saada, paremini põhistada ja julgustama, ütlema välja, et mis asi on välditav ja mis on mitte välditav tüsistus. Et mul on jah, üks ka hea juhtum, kus üks teie haigla professor siis mind ühe teise haigla, ühe suure haiglaga vaieldes ilusasti samamoodi põhistas ära ja ma tean, et ta kasutab ka seda tänasele päeval enda õppekavas näitliku kaasusena. Aga need juhtumid olid siiski erandid. See uus süsteem peaks võimaldama, et kui te teate, et konkurendil midagi sellest ei juhtu või kursuse õel või vennal, siis teil on võimalus, kui teilt küsitakse, te saate öelda, et kuulge, siin mina oleksin teinud niimoodi, Euroopa Liidus tehakse niimoodi, see on välditav sellepärast, et
eks ju, et seetõttu see uus süsteem võiks olla paremini. Ja sisuliselt välditavad tüsistused ehk siis ravivead toovad kaasa tervishoiuteenuse osutaja vastutuse siis lepinguõigusel või deliktiõigusel alusel, seda te teoreetiliselt ka käsundite asjamata, seda mittejuristid ei pea teadma. Nii. Mis on raviviga, eks ju, et siin on tsiteeritud tegelikult kohtulahendeid, aga hästi lihtsustatult arstiteaduse puhul, meditsiiniteaduse puhul vaadatakse Euroopa Liidu keskmist taset. Ei vaadata ainult seda, mis on Eesti tase, vaid vaadatakse Euroopa Liidu keskmist taset. Te ei pea tegutsema nagu professor, aga te peate tegutsema nii, nagu Tartu Ülikooli siis meditsiiniteaduskonnas õpetatakse, nii nagu täiendõppes õpetatakse, nii nagu mujal Euroopas käitutakse. Katsun tuua ka ühe praktilise näite enda praktikast. Meeste eesnäärme kasvaja. Kuni viimaste aastateni oli Eesti arstkonna, siis onkoloogide arusaam, et me teatud hetkest alates tuleb meest seest tühjaks tõmmata, opereerida ja mille tulemus on jälle nagu meestel, mis juhtub, impotentsus ja pidamatus. Läänes juba 15-20 aastat seda ei tehtud. Miks ei tehtud? Sellepärast, et statistika ütles, et need mehed, keda opereeriti ja need mehed, keda ei opereeritud, elasid täpselt ühe kaua. Miks me teeme inimese vigaseks? Ja nüüd oli lihtne olukord. Meile kuidagi, tänaseks minu teada on sellest vanast kontseptsioonist enamuses loobutud. Meie arstid, kes käitusid selliselt, et lõikasid, aga Euroopa Liidus ammu juba ei lõigatud, tegelikult tegid seda tehes ravivea. Ehk siis nende pakutud teenus ei vasta Euroopa Liidu keskmisele tasemele. Nüüd kindlasti selle Euroopa Liidu keskmise taseme puhul me ei saa nagu kinni võtta sellest, et kuskil midagi järsku avastati, mingi väga innovatiivne asi. Elu ei käi selliselt, et see ongi subjektiivne, aga me peame vaatama, et kuidas siis tegelikult need meetodid on enamuses kasutusele võetud. Et loomulikult ravijuhiseid tuleb järgida, aga ravijuhised pole ka ju absoluutsed. Et seda te teate, et kui te kaldute ravijuhistest kõrvale, sellisel juhul tuleb dokumenteerida, selgitada, miks selline otsus on vastu võetud. Et kindlasti on olukordasid, kus on täiesti õigustatud, aga seda tuleb dokumenteerida. Ravijuhistega on see, et ma tean, et näiteks hambaarstidel ei olegi korralikke ravijuhiseid olemas. Et tegelikult see on teie erialaliitude küsimus, või ka haiglate küsimus, et kuidas kaasajastada ravijuhiseid nii, et nad vastaksid Euroopa Liidu keskmisele tasemele. Ja, palun aga. Õige, ma kordan nüüd, kuna Teamsi inimesed ei kuule, eks ju, siis ma räägin ära, et toodi näide, et hambaravis siiski on, aga on Euroopa Liidu ravijuhised, eks ju. Ja see on õige. Eestis on vähe ja te võitegi kasutada Euroopa Liidu ravijuhiseid, see pole probleem iseenesest, eks ju. Siin võib olla see küsimus, et kas kõik generatsioonid valdavad võõrkeeli nii hästi või mitte, eks ju. Ma mõistan seda probleemi, parem oleks, kui need oleksid maakeeles, eks ju, olemas. Loomulikult Euroopa Liidu teiste riikide või keskorganisatsioonide ravijuhistest tohib lähtuda ja see on hea, kui seda aluseks saab võtta. Nii, nüüd ma lähen kohe natukene spetsiifilisemaks, et raviviga on ka näiteks mittetäieliku diagnoosi panemine, ebaõigled ravimeetodid ja nii edasi, et sellest ma ka ebaõigete ravimite andmine, vale ravim, nendest ma räägin kõigest ükshaaval edasi. Miks ma sellest üldosast räägin? See on see, mida see kindlustus katab pärast.
et kui te vaatate seaduse teksti ette, eks ju, siis see on juristide keel, mul on naine filoloog ja siis ta ütleb, et see, mida te kasutate, ei ole eesti keel. Kui ma räägin füüsiline isik, siis ta ütleb, et inimene on, mitte füüsiline isik, et ühesõnaga ärge laske, tegelikult ega arstide keel on ka natukene juristidele sarnane ja mind muuseas ülikooli professorid, kui ma õppisin, ütlesid, et arvestades minu käekirja, mul peaks olema suur potentsiaal arstiks saada. Tähtis on see, et teil ei ole kohustust, eks ju, patsiendile tagada tervise tagasisaamine. Selles mõttes seda te ei saagi tagada. Muuseas ka ei saa juristid tagada kohtuasja võitmist. Üks asi on muuseas maailmas, Eestis, kus saab tagada, abielu ei ole võimalik mitte lahutada, kui kohtusse minna. Kõikides muudes asjades on kaotus alati võimalik. Kindlasti te vastutate ka laboriseadmete vigade eest ja nii edasi. Sellest ma räägin kõigest täpsemalt veel. Mis seaduse tegemisel oli väga suur probleem just arstkonna poolt, et eesti keeles on sõna süü, tundub väga kole sõna. Muudes keeltes süü ei ole nii inkrimineeriv või harjumatu ja Arstide Liit kahjuks suutis teha ettepaneku seaduse loomes, et kaotame süülise vastutuse ära. Tegelikult on lugu see, et süüline vastutus on väga hea asi. Kui oleks tegemist süüta vastutusega, siis te vabaneksite vastutusest ainult vääramatu jõu korral. Süülise vastutuse korral on võimalik süü puudumist tõendada ja vastutusest vabaneda. Et ärge laske ennast sellest keeleliselt koormavast sõnast, mis on juristide hiina keel, ennast segadusse lasta. Süüline vastutus oli, on ja jääb väga heaks asjaks tegelikkuses. Ja lihtsalt, kui te teate, et karistusõiguses on süütuse presumptsioon, siis tegelikult tsiviilvastutuses on süü presumptsioon, ehk siis süüd alati eeldatakse, aga saab tõendada süü puudumist. Ehk siis te ise suudate ära tõendada, et kuulge, need ravimeetodid muidu on sellised ja tollased. Nüüd, esimene niisugune suurem temaatika on ravimivead. Et siin te näete ühte kohtukaasust, väga palju ongi, eks ju, vangid kipuvad kaeblema, ega vanglas osutatakse ka, eks ju, tervishoiuteenust, et selles kaasuses ravimiviga oli, patsiendile aeti mingid tabletid segamini ja pea käis ringi, aga meil on mingisugune ühiskonnas elamise risk ka, et seal ei ole kahju. Kohus ütles, et kuule, pea käis ringi küll, kole ja paha lugu, rikkumine oli, aga kahju ei ole tekkinud. Nüüd ravimivigade puhul, me kõik saame aru, eks ju, ravimite segami ajamise temaatikast, aga siin on erinevad teemad, et näiteks off-label ravimite kasutamine. Kui ma õpikut kirjutasin, siis mind üks arst nõustas ja ta tõi väga lihtsa näite, siis epilepsia ravimid. Epilepsia ravimid on ette nähtud tegelikkuses ja tootja poolt testitud ainult täiskasvanutel, aga arstid teavad, et nad aitavad ka lastele täpselt samamoodi. Ja ehk siis, kui te off-label tähendab seda, et kui te kasutate ravimit mitte nii, nagu tootja seda ette nägi, eks ju. Neid näiteid on veel, et see kõige viimastel aastatel meedias kõige rohkem tähelepanu saanud ravim vast on Ozempic, eks ju, mis oli ette nähtud suhkruhaiguse raviks, aga tegelikkuses nähti, et ka kehakaalu alandab. Tänaseks muuseas on tootja öelnud ja ravimilehtedes on sees, et see on ka kehakaalu langetamiseks, aga nendel aastatel, kus ta ei olnud ette nähtud, kui ehk siis teda kasutati off-labelina, mitte õigel eesmärgil, siis see võib viia ravimiveani, mille eest te võite teoreetiliselt vastutada. See ei tähenda seda, et off-label ei tohi kasutada. Lihtsalt jälle, kui tekib olukord, et on see off-label, siis palun dokumenteerige, selgitage. Patsiendi, tegelikult on ju lugu see, et kui te, see on minu ja mu kolleegide arusaam, et kui te olete selle siis dokumenteerinud, et te selgitasite patsiendile, et muud ravimit ei ole ja tavapäraselt see aitab, siis see, et patsient läheb retsepti alusel, ostab välja, tähendab seda, et ta on aktsepteerinud, eks ju, seda riski. Ravimivigadega seoses hästi keeruline küsimus teie poolt vaadates on ju see, et väga tihti on ravimitel kõrvaltoimed. Kõrvaltoime parandamiseks te kirjutate välja järgmise ravimi ja nüüd tekib niisugune kett ja siis tekib ühel hetkel küsimus, et küll seda patsienti oleks mõistlik üldse mitte ravida, ravimeid mitte kirjutada, sest et see ravimite liikkirjutamine
viib siis väga negatiivse tulemuseni. See on jälle meditsiiniline küsimus, see ei ole õiguslik küsimus, seda peavad arstid suutma siis kas üksinda või mitmekesi otsuse langetada, mida teha selles olukorras. Ravimivead on arusaadavalt ka perearsti näiteks vale selgitus, kui palju ravimit peab võtma, vale annuse väljakirjutamine või siis samamoodi, nagu ma ütlesin, et haiglas kogemata õde ajab erinevate patsientide ravimid segamini. Nüüd suur teema on diagnoosiviga. Eks ju, diagnoosiviga on siis, kui arst kas ise või tuginedes meditsiiniseadmete labori andmetele annab ebaõige hinnangu. Iga diagnoosiviga ei vii kaasa kahjuni, aga paljud viivad. Ma räägin jälle ühe praktilise loo iseenda praktikast, esindasin siis pärijat. Härrasmees 50-ndates oli läinud perearsti juurde, perearst tegi mingeid vereproove ja vereproovide tulemus oli see, et rauanäitaja oli väga all. Perearst räägib, eks ju, patsiendi, kes ütleb, kuule mees, sa oled taimetoitlane, mis sa tahad? Sul lähebki, taimetoitlastel lähebki raud alla. Patsient mõtles, et ju siis nii on, läks koju, läksid X kuud mööda, oli see 6, 7 või 8, mis iganes. Ja kui ta järgmine kord arsti juurde jõudis, siis oli rong läinud, ehk siis oli viimases staadiumis vähk. Raua alla minemine on, eks ju, te kõik teate, on vähi üks põhinäitajaid. Ja mis see diagnoosivea probleem oli? Härrasmees oli taimetoitlane, ta oli terve elu olnud taimetoitlane. Ehk siis väga lihtne inimlik viga, mille arst tegi, mida me kõik võime teha, eks ju. Ja arsti tegu, ehk siis vale diagnoosi viga viis patsiendi surmani. See lahenes kohtuväliselt ära. Tegemist oli perearstiga, saate aru, et kui ta perearsti keskus, siis ega seal ka raha ei ole eriti, eks ju, et see läbirääkimised on keerulised ja arst on samas selg vastu seina, et kui ei suuda kokkuleppele, oli juba selg vastu seina, et kui ei suuda kokkuleppele minna, siis ähvardab kriminaalkaristus ja kus see häbil ots, eks ju. Et keegi sellist asja ei taha. Diagnoosivea puhul meil ei ole õiguspraktikat ja tegelikult ka õigusteooriat, kuidas suhtuda nõndanimetatud tulevikumeditsiini. See on tegelikult kohal. Käisin kusjuures eelmine nädal iseenda tütrega teie haigla Tallinna osakonnas, kuna avastati, et minu perekonnas on kuskil mingisugune mingi geenitest näitas, et minul või naisel on kuskilt tuleb südameviga sisse, eks ju. Kuhu maani saab minna selle tulevikumeditsiiniga? Mis on see mõistlik, mida te saate teha? Kahtlematult ei saa minna kaugemale diagnoosimise puhul rääkides siis tulevikumeditsiinist kui seda, mida Tervisekassa katab. Eks ju, et see, mis Tervisekassast ei kata, kui te teate, seda võib rääkida, eks ju, aga seda ei saa teile ette heita, et te midagi ei teinud, kui see ei ole teie võimuses. Ehk siis põhimõtteliselt Tervisekassa rahastus on see, mis seab piirid. Kui Tervisekassa, kasutan seda samat enda näidet, et ei oleks öelnud, et kuulge, et teil on kellelgi peres mingisugune probleem, mis viib ühel hetkel südamehaiguseni ja Tervisekassa kataks seda ja te ei tee seda, samas saate aru, et seda oleks pidanud tegema, siis see võib teie vastutuse kaasa tuua küll. Siin on üks kohtulahend, mis on süsti ja diagnoosivea näide, et ma sellest hüppan üle, et slaidid ma saatsin ka PDF-ina, need saadetakse teile laiali, et nagu minu tänane see sõnum teile pigem, mida ma loodan, et teil jääb meelde, et te loete, te saate aru, kust juristid vaatavad või hakkavad küüsi taga ajama. Ma arvan, et näidete lugemine ongi üks parimaid asju. Keegi ei pea teist juristiks saama. Tähtis on see, et te saate aru, eks ju, kust õppida. Väga suur asi on organisatoorsete kohustuste rikkumine ja organisatoorsete kohustuste rikkumine, kõige lihtsam selgitus, kui te vaatate Hollywoodi filme, mis toimub haiglates, patsiendid kärutatakse ratastoolis uksest välja, ka need patsiendid, kes ise suudaksid käia. Miks? Et ta jumala eest ei kukuks haiglas. Ehk siis
organisatoorsete kohustuste rikkumise korral ei ole tegemist tegelikult otseselt sellega, et teie teete midagi valesti, aga süsteemis on mingisugune viga. Valve on ebaõigesti korraldatud, ärahoitavad haiglainfektsioonid, põrandal kukkumine, aparaatide puudumine, ravimite puudumine ja nii edasi. See on koht, kus ma pean möönma, et meil seaduse tegemisel juhtus väike ämber ja seal on, kui seadus tehti 11 aastat, siis kõik tirisid tekki muudkui enda peale ja ühel hetkel tekkis objekti väsimus, et saaks selle seaduse ainult vastu võetud. Ja juhtus nii, et kindlustussektor on selles kohas tekki väga enda peale tõmmanud ja organisatoorsed kohustused on uue seadusega väga osaliselt ainult kaetud, mis on vale. Aga nagu iga uue seadusega tulevad vead, see käib asja sisse ja need parandatakse jooksvalt ära, nii et ma arvan, et suures plaanis sellest probleemi ei teki. Väga lihtne näide, eks ju, organisatoorsete kohustuste rikkumisest. Keisrilõikega sündisid kaksikud. Keisrilõike järgi ema on ju arusaadavalt, vabandust väljendust, laksuaravimitest, eks ju. See, et talle pandi lapsed kõhu peale, on ka ju täiesti okei. Tõmmati siis see sirm ümber ja hetkel, kui siis uuesti kontrollima tuldi, oli üks kaksikutest kahjuks ära magatud ja oli fataalne tagajärg. Ehk siis, kas tegi otseselt keegi midagi valesti? Vale oli see, et selles siis sünnitusmajas oli liiga vähe personali, et kontrollida, kuidas emad siis ärkavad või taastuvad ravimite mõjust. Jälle, aga mõelge nüüd, kuidas tundis ennast see vaene ämmaemanda õde, kelle valveaeg see juhtus, eks ju. Ta ei teinud midagi tõenäoliselt valesti, aga ei olnud piisavalt raha, et piisavalt inimesi oleks ja see jäi ju kõikidele südametunnistusele. Ja kahjuks on see lugu, et kõik väikelapsi puudutav on ju, eks ju, erakordselt emotsionaalne. Ja seal see võitlus on tegelikult kõige suurem. Ma nüüd kõrvalkaldena räägin, mida mina siis patsientide esindajana tunnen. Tegelikkuses need, kes tulevad teie vastu, nad ei otsigi niivõrd raha, vaid nende sõnum on alati see, et ma tahan, et tulevikus selliseid asju ei juhtuks. Aga mis juhtus enne seda seadust? Väga tihti oli see, et kivisein tuli vastu. Kivisein oli seetõttu vastu, et kardeti isiklikku ja kriminaalvastutust, eks ju. Et patsientide poolt vaadates tegelikult väga tihti piisab ka sellest, kui toimub ilus kiire kommunikatsioon ja vabandamine. Muuseas, ma võin enda töös öelda, tegin üle-eelmine nädal vea, selgitasin kliendile, ma eksisin siin, ma parandan selle oma kulu ja kirjadega selle vea ära, mitte mingit probleemi ei olnud kliendiga. Mitte mingit probleemi ei olnud kliendiga, kõik lahenes väga ilusasti. Täpselt sama asi on teiega. Teete vea, palun kommunikeerige. Kui teil on endal raske kommunikeerida, ka minu büroos vahel mõni noor kolleeg, kutsub siis vanema kolleegi appi. Et see on sama asi, et juristidele öeldakse, jumala eest esinda oma lähedasi, anna kellegile muule. Emotsioonid vahel, eks ju, takistavad ka vabandamist. See on normaalne, me kõik oleme inimesed. Palun aga. Välditavad infektsioonid. Kohe räägin, et aga küsige, jah. Ma kohe vastan Teamsi inimestele. Saalist tuli küsimus, et rahvusvaheliste reeglite järgi on siis teatud infektsioonid, mis ei olegi välditavad, eks, et nad esinevad. Ma kohe räägin sellest. Ma seaduse kommenteeritud väljaannet kirjutasin, siis minu jaoks kõige suurem üllatus oli see, et kui ma käisin Soomes statistikat üle, siis Soomes enamus kahjujuhtumeid on infektsioonid ehk nakkused. Meil tervishoiu kvaliteedi ekspertkomisjoni kõikide aastate peale ma leidsin ainult ühe lahendi ja see ei olnud ka tegelikult see infektsiooni nakkus tuli sinna sisse, aga see ei olnud kõige olulisem. Infektsiooni ja nakkusega, te teate, te olete meediat lugenud, on üks silmakliiniku kaasus, eks ju, siin üleval, eks ju. Tegelikult neid infektsiooni ja nakkuse kaasuseid on, kuna soomlastel on neid hästi palju, siis tegelikult peaks neid ka Eestis. Ma jõuan ka kohe teie küsimuseni.
Nüüd, mis on süsteemne viga Eestis? Eelmine kord, kui ma rääkisin, siis ühe haigla sünnitusmaja arst ütles, et tema osakonnas seda ei ole, on tervishoiutöötajate mikrobiokandlus. Igal pool Euroopas, ja nagu ma ütlesin, eks ju, me peame tagama Euroopa Liidu keskmise taseme. Igal pool Euroopas on kõikidele tervishoiutöötajatele kohustuslik süsteemselt, ma ei tea, kui tihedalt tehakse teste, oled mikrobio edasikandja koju, ennem ei saa tööle, Soome näide, Saksamaa näide, ennem kui siis, ma ei tea, mis antibiootikumid või millega iganes neid ravitakse, see on väljas. Eestis seda ei toimu süsteemselt tervishoiutöötajate testimist. Ja see tegelikult tähendab seda, et kui keegi nutikas suudab tabada ära, kuidas neid asju tõendada. Ma ei tea seda, ma ei ole, siis tõenäoliselt võib oodata sellest kohast rünnakut. Öeldakse, et aga raha on vähe, kõik on õige, aga kui te mõtlete patsiendi ohutuse seisukohast, siis tegelikult peaks testima. Äkki te, kui te tulete, kommenteerite alla, et siis ma ei peaks kordama Teamsi inimestele juttu. Teamsi inimestele, et kohe tuleb teie inimene, kes kommenteerib seda poolt. Et see on tegelikult praktiline probleem, et kui Soomes on suur osa juhtumitest, ravivigadest, infektsioonid ja nakkused ja see mikrobio edasikandlus on, eks üks niisugune klassikaline näide. Tere, mina olen Vivika Adamson, infektsioonhaiguste erialarst olen mina. Ma ei tea, mida te selle mikrobiool täpselt mõtlete. Kas te mõtlete selle all, mikroobe on väga palju erinevaid. Meil on bakterid, seened, viirused, meil on erinevad, aga ilmselt ma aiman, et te mõtlete ainus, mida me saaksime testida, et on selline tekitaja nagu Staphylococcus aureus ehk stafylokokk ja mis on resistentne stafylokokk, meditsiiniresistentne ja mida võib esineda ninaesikus kandlusena. Et aga see on päris keeruline probleem selles mõttes, et me võime seda kandlust ajutiselt kõrvaldada, aga ta võib tagasi tulla. Ja siis me peaksime teadma, millise sagedusega ja kellel me seda siis tegema peaksime. Aga õnneks Eesti on üsna madala MRSA esinevissagedusega riik. See on super, aga fakt on see, et eks Soomes, ma Soomete Saksamaad tean, toimub süsteemne kontroll ja ütleme nii nagu, jälle ma ei ole meditsiini inimene, kui loen kirjandust, siis see mikrobio edasikandlus, seda terminit nad kasutavad. Mina saan aru selliselt, et osad meist kannavad edasi siis iganes asju, mis on osadele patsientidele ohtlikud, aga enamus, osa on vastuvõtlikumad, eks ju, ja osadele ei mõju mitte midagi, eks ju. Ja need, kes on need vastuvõtlikumad, neid tuleb kaitsta selliste edasikandjate eest, eks ju. No edasikandmistest, jah, me saame, selleks on meil olemas haiglas isikukaitsevahendid, kus meil on mingid kontaktid, mis me ikka, kõik arstid teavad, et ükski infektsioonikontrolli arst ei väsi rääkimast käte hügieenist, see on üks esimene asi, ja siis on teine siis asjakohane isikukaitsevahendite kasutamine. No suurepärane. Ühesõnaga, see on koht, kus mulle tundub, et meil, kuna mujal on, eks ju, see süsteemne kontroll, meil ei ole. Nüüd, ega see infektsioonid ongi ju keerulised, et meil võib olla patsiendilt patsiendile, arstilt patsiendile, ka patsiendilt arstile. See võib olla ennem. Ja see on tegelikult ju küsimus teile, et kuskil on ka ju, esiteks on küsimus see, et kas kõike on võimalik vältida, palju on ka kinni rahas, eks ju, kuhu maani on mõistlik neid kulutusi teha, et kuskil tekib see sein ette, kus see tasakaalu koht on. Ma ei ole suutnud välismaal välja uurida, et miks neil see nii oluline temaatika on. Ja ilmselgelt, et kui meil on olemas mingisugused infektsioonid, nakkused, mida ei saagi viia nulli, ei saagi teil etteheidet teha. Et selles mõttes, et ta ei olegi välditav. Ja see ongi see, mis ma alustasin, eks ju, et välditav tüsistus ja mitte välditav tüsistus, eks ju. Et kui on selline olukord käe puhul, ma metallplaadi puhul ütlesin, et 20%, te ütlesite ka 20%. Need on tegelikult väga identsed, küll erinevad valdkonnad, aga väga identsed näited, et ei vastuta sellisel juhul minu kõige parema arusaamise järgi. Ja kui teil on liiga... Ma ei tahan, eks ju, see silmakliiniku näide on nii hea näide, et pole ilus rääkida näidetest, kus on kokku viidav ja ma väga vabandan, et kõik muud näited on, et kuskil ei ole viidet, aga see on lihtsalt niivõrd hea näide.
selles asjas oli ju selline, et 5 esimest patsienti mitte midagi ei juhtunud, 19 järgnevat olid kõik, said sama probleemi. Ilmselgelt on seal küsimus siis kas selles ões või samast vial on vist sõna teie keeles, eks ehk samast kohast seda süstitavat ravimit võeti, kui 5 ei haigestunud või ei saanud seda nakkust, 19 tükki nakatusid ja üldine statistika on selline, et neid on haruharva, siis ilmselgelt me saame rääkida minu arusaamist pidi tervishoiutöötaja vastutusest. Et jah, see sageduse temaatika ei ole tükk aega sattunud sellist asja, et ma räägin juhtumitest, kus on pooled tuvastatavad, et see PERH-i kiirituse kaasus ka, et mina ei ole spetsialist, aga vastab tõele see, et mujal ei ole statistika selline, siis on ju ilmselgelt kohe näha, et kuskil on probleem. Nüüd kindlasti vastutate ka seadmete vigade eest. Üks näide praktikast, mis viis fataalse tulemuseni, ühes laboris oli seade 4 koma kohta valesti seadistatud. Ehk siis arst sai tulemused, vaatab, kõik on korras. Tegelikkus oli see, et no ei olnud korras. Arst ei saanudki midagi teha. Siin ma olen üritanud alati tuua näite, et kui mina võtan koju endale remondifirma, remondifirmal on alltöövõtja, mingi Fedia või mis iganes, siis pole minu asi see. Alltöövõtja eest vastutab peatöövõtja. Sama asi on ka teie töös, et kahju küll, et see seade oli valesti seadistatud. Jälle inimlik eksitus. Seadme, nii nagu mina saan aru, siis selle konkreetse labori tehnik, mis iganes inimene seadistaski 4 koma kohta valesti. Et sellise asjast te kindlasti vastutate ja kui nüüd mõtlete, eks ju, kui suured kahjud sellega võivad tekkida, et siin on see sammune või on see järgmine näide, et tegelikult neid näiteid, kus on laboriseadme viga on rohkem, aga ega võib samamoodi olla mingi operatsioonil kasutatav seade, et mis meditsiini muudkui areneb, kasutate erinevaid keerulisi seadmeid, siis teie vastutate selle eest. Jah, see võib olla tähendada juristide keeles see, et pärast saab minna selle tootja vastu, mis iganes, aga see on muu teema. Patsiendi poolt vaadates on see täiesti ükskõik. Sellest lõua- ja näokirurgia kaasusest ma hüppan läbi, et kes tahab, saab pärast lugeda, et tekkis asümmeetria ja mida arst valesti tegi. Ravijuhenditest me tegelikult mõne sõnaga eelnevalt rääkisime, eks ju, et ega siin midagi juurde otseselt rääkida pole. See, mis puudutab teavitamise, nõusoleku saamise, saladuse ja dokumenteerimise kohustust, seda te tegelikult teate kõik ise ja siin ei ole mitte midagi selle uue seadusega muutunud. Lihtsalt te peate oma bürokraatiat veel rangemalt järgima, et ei tohi olla see, et haigla prügikastis või konteineris on ravilood ja nii edasi, eks ju. See võib ju, kujutate ette, kui mul oleks mingisugune väga paha haigus, ma ei tea, suvalist haigust kasutan, AIDS, ja see tuleb kuskilt välja, ma ei tahaks tõenäoliselt seda ja see võib viia ju depressioonini nii edasi, kui see tuleb ühel hetkel välja, et tegelikult need on, ega see ei ole praeguse selle seaduse kontekstis nii oluline. Jah. Ehk siis ma ütlen Teamsi kuulajatele, et küsimus oli selles, et kas nõusolekul peab olema ainult patsiendi allkiri või arsti allkiri ka. Kui ma nüüd hakkan kohtujuristina mõtlema, mida ma olen, siis
kohtujuristi seisukohast on ju oluline, et patsienti on teavitatud. Nüüd, kui patsiendi allkiri on olemas ja arsti allkirja ei ole, ega see ei tähenda, et patsienti poleks teavitatud. Meil võib olla ainult see küsimus, et kes teavitas. Ma usun, et see temaatika, esiteks on see, et kuna meil on nüüd uue seadusega lepinguline vastutus on ju ainult tervishoiuteenuse osutajal ehk siis juurisikul reeglina, siis ega see ei olegi niivõrd oluline. Ühest küljest, et ma ei oska praegu puusalt tulistades öelda, et see saaks kohtuvaidlusest teile olla probleem. Mul ei tundu nagu see, et mida nüüd patsient ütleb, et ma küll mind küll teavitati, aga need arsti allkiri puudub. Ma arvan, et ei. Et see, loomulikult, kohtumenetluses me kõik esitame igasugused lolle argumente, see on tavapärane, aga see argument ei vii mitte kuskile sihile minu arusaamist pidi. Palun. Ma loodan, et keegi minu kolleeg teiega ei vaidle. Minu büroost. Kuigi vast ma teaksin seda. Jälle, eks ju, siis väga suure ülekaaluga riskirase ja keisrilõikega hilinemine, eks ju. Et see on lihtsalt jälle küsimus selles, et millal tuleks minna keisrilõikele üle, millal mitte, kui tavapäraselt 25% minnakse keisrilõikele üle, jälle seal jäi vanemate nõue rahuldamata. See on nagu selles mõttes puhtalt jälle meditsiiniline küsimus, et kui laps sureb ja tullakse juristi juurde, on küll kole ja paha, aga seda nüüd, et kas see lapse surm oleks olnud välditav või mitte välditav, seda oskate teie öelda või oskab siis teine ämmaemand, teine naistearst öelda, kuidas tavapäraselt seda tehakse, et kui tavapäraselt on 25% keisrilõige, 75% ei ole keisrilõige, siis statistika on selline, siis vist ei saa arstile minu arust ka etteheiteid väga teha. Ka hammaste ravi kaasusest ma hüppan üle. Küll ma räägin teile statistika poolest, millest ma räägin pärast veel täpsemalt, et tegelikkuses enamus nõudeid Eestis on hambaarstide vastu. Enamus nõudeid mujal maailmas on ilukirurgia vastu. See ei tähenda, et Eesti hambaarstid halvad oleksid. See ei tähenda, et ilukirurgid halvad oleksid. Probleem on mujal. Tegemist on esteetilise poolega. Ehk siis inimesed lähevad esteetilist tulemust saama. See on üks asi ja hambaarsti puhul on reeglina see veel ka tasuline teenus, eks ju. Et kui me räägime nagu esteetilise kirurgia näidetest, ma võin teile 2 jälle praktilise näidet tuua, mis ei ole ravivead, aga millest üks viis kohtulahendini, mis oli negatiivne. Täiesti ehtsalt, ma kasutan kohtu otsuses olnud sõnastust, ärge siis naisterahvad palun pahandage mu peale. Naine läks rinnasuurendusoperatsioone Süroonile ja rinnad ei olnud mitte pringid pärast operatsiooni. Kohus otsustas, et rinnad ei olegi pringid. Kuidas kohtunik seda otsustas ja tuvastas, ma ei tea. Aga seal ei olnud mitte probleem selles, et arst oleks midagi valesti teinud, vaid küsimus on see, et mida sa lubasid, eks ju, ja ka sellega tuleb olla, nagu ma ütlesin, te ei saa garanteerida ju patsiendi tervenemist. Mul on olnud ka üks patsient, kes käis rasvaimul. Esiteks oli teda kole vaadata, kui ta kummardas, siis ta huuled venisid välja, aga tema probleem oli see, et üks kannikas oli suurem kui teine. Aga see on rasvaimu puhul tavaline, eks ju, et seal ei ole, inimeste organismid reageerivad erinevalt. Või siis ka naisterahvaid puudutava ja ärge palun pahandage mu peale. Noor naisterahvas tuleb minu juurde, ütles, et kuule, mind eluaeg häiris see, et mul on liiga suured häbememokad. Käisin opereerimas väiksemaks. Näed, foto on siin, ei ole ju ilusad. Siin on ka meesterahvaid saalis, et uskuge mind, meesterahvast see ei kõiguta üldse. Meesterahvad ei mõtle selliselt, aga naisel oli see probleem, psühholoogiline, mis iganes, aga see ei ole ravivea küsimus. Ehk siis oodatakse esteetiliselt paremat tulemust. Ja see on see põhjus, miks USA-s 5. aastaks, kui sa ilukirurgina tegutsed, on 100% kõik kohtusse juba kaevatud. Nii see on, eks ju, statistiliselt. Eestis ma näitan kohe hambaarstide statistikat, et
täiesti konkurentsitult kõige rohkem tervishoiu kvaliteedi ekspertkomisjoni kaebuseid. Ja tegelikult need kaebused ju rahaliselt on pisikesed, väikesed, aga see on see, et makstakse tasu, oodatakse teistsugust tulemust. Et ehk siis ärge ehmuge, ei ole ilukirurgid halvad, ei ole hambaarstid halvad, ja reeglina need ei ole ravivead, vaid seal on hoopis vaidlus esteetikas. Nii, ma sellest hüppaks ka üle, vaadates kaugel ma slaididega olen. Nii, lihtsalt nüüd see näide kriminaalvastutusest, eks ju, see on jälle puudutab siis lapse sündi, eks ju, ja siis sünnitust ei viidud kiiresti lõpuni. See on aastast 2010, see on Riigikohtu tasemel lahend. Neid lahendeid, kus arstid on kriminaalkorras karistada saanud, ikka on Eestis. Ja kui te nüüd mõtlete, et kas keegi teeb midagi tahtlikult, no ei usu mina eluilmas, et keegi teeb tahtlikult. Paha lugu on see, et kui keegi peaks alkoholijoobes olema, no tegelikult üldreeglina seda ka ei ole ju. Need ajad on möödas ammu, et võib olla mõni üksik must lammas, eks ju, kuigi ma sellesse väga ei usu. Ja teine asi on see, et kui selline must lammas on, siis tegelikult need, kes tema meeskonnas on, need peavad tema kõrvaldama. Et selles mõttes, et ka õde võib öelda opereerivale arstile, või kutsuda kellegi juurde, et minema. Alkoholijoobega seoses ma ütlen teile ka selliselt, et tsiviilõiguslikus mõttes ei pea olema alkoholijoove tõendatud politsei siis puhumisega või vereprooviga. Ka tunnistajate ütlustega on võimalik alkoholijoovet tõendada, et kui selline olukord tekib. Ja teine asi on see, et kuna patsiendi ohutus on tegelikult esmane, siis tegelikkuses see on elementaarne, et selline arst patsiendi juurest kõrvaldatakse. Ja nüüd, kui me seadust tegema hakkasime, siis kuidas ja miks, eks ju? Kui me vaatasime USA statistikat hospitaliseeritud juhtumites 3% vigu, millest omakorda 10% viib surmani. Tegelikult päris suur number. Veel hullem lugu on, kui me võtsime Soome võrdluseks. Soomes on aastas patsiendi kindlustuse süsteemis 9000 nõuet. Nendest 9000 nõudest hüvitist makstakse 38%-le. Ehk siis 62% ei saa hüvitist. See on ka okei, selles mõttes, et inimesed hindavad ennast üle. Ma olin ka muuseas vaktsiinikindlustuse autor, mis täna ongi just 5 aastat ju lockdownist, eks ju. Et siis oli kiiresti vaktsiinikindlustus vaja teha, tegime selle valmis. Tervisekassa uppus avalduste alla, kuna eks te ise olete kokku puutunud, on väga palju neid, kes on elu sammasrataste vahele jäänud, aga see ei ole mitte teie viga, vaid see on kuskil mujal, eks ju. Et neid inimesi on alati, nendega ei ole midagi teha ja ehk siis, mis ma tahan öelda, et see, et Soomes 9000 ainult 38% hüvitatakse, on okei, 62% on muud juhtumid ja ka Eestis hakkab see, ma arvan, et lõpuks need statistika jookseb samasse kohta. Aga kui me võtsime Eesti statistika aluseks, siis mida me nägime? Tervishoiu kvaliteedi ekspertkomisjonis on aastas alla 200 juhtumi. Järgmine slaid on, ehk siis, ma ei tea, kas 24 nüüd viimase nädala 2 on välja tulnud, aga 23. aastal oli 164 avaldust. Kui me teame Soome rahvaarvu ja Eesti rahvaarvu, siis rahvaarv on 4,2 korda suurem. Siis rahvaarvusid võrreldes peaks Eestis olema 2000 juhtumit. Kuidas on see võimalik, et meil on ainult 200 juhtumit? Te olete kindlasti super targad ja tublid, aga ei ole te 10 korda Soome arstidest parimad. Ma arvan seda, et arstide tase on enam-vähem sama. Jah, seadmeid ühes haiglas on paremad, halvemad. Samamoodi kindlasti Soomes on palju haiglaid, mis on tükist, eks ju, nõrgemini varustatud. Ehk siis meil on statistikat vaadates karjus silma see, et Eestis on ainult alla 200 juhtumi, samas kui Soomes on 9000 juhtumit. Meil peaks olema 2000 juhtumit. Ja nüüd, kui te seda statistikat edasi vaatate, siis te näete, eks ju, et hambaravi on number 1, kirurgia ja EMO järgnevad. See, et kirurgia on kõrgendatud riskiga,
arusaadav. EMO-st ma rääkisin teile alguses ju kohest residendist 2 erinevas haiglas, kus juhtusid juhtumid. Ja siin on all, siis ma kordan üle, eks ju, selle, mis ma teile ütlesin, et meil peaks olema 2000 juhtumit, aga on olnud senini ainult 200 juhtumit. Ja see, kui need 2000 juhtumit hakkavadki tekkima, siis see ei ole nii hull. Nagu ma ütlesin, selle statistika esimesed 3 kuud näitavad, et meil oli 7 välditavat surmajuhtumit. Ma tegelikult teie inimesele andsin ka selle Exceli tabeli. Ma arvan, et sellest saab mingeid ülevaateid teha ja tegelikult on järelvaadatav veebis. Eelmine nädal oli puuetega inimeste kojas koolitus, kus siis Terviseameti Külli, mul jääb perekonna nime praegu, Fridemann andis väga ilusa ülevaate sellest statistikast, et kus, mis on juhtunud, eks ju, ja super, et need andmed tulevad välja. Ma eeldan, et teil on samamoodi, et kui te nüüd täna need andmeid kogute, siis mingi perioodi järgi keegi teil töötab need läbi ja siis te mingites väiksemates gruppides ju arutate, kuidas saada süsteemi paremaks. Mis enne selle seaduse jõustumist see olukord oli? Finantsiline pool, aga proovib tükiga vaielda. Ma ei tea teie käivet peast, aga ta on kindlasti üle 100 miljoni. Ma olen sellest täiesti kindel kohe. Teiega vaeldes vist ei ole kunagi just väga advokaadibüroode merd vastu tulnud. PERH-i puhul küll tuleb, eks ju. Ja kui te nüüd mõtlete, et sa oled patsient, suga on midagi juhtunud, siis sa oled keskmise sissetulekuga. Õigusabi ei ole Eestis üldse kättesaadav tegelikkuses. Õigusabi on jõhkralt kallis. Ja teisel poolel on ülimalt finantsiliselt võimekas, siis olukord patsiendi vaates oli ju tegelikult katastroofiline. Järgmine asi, see infomonopol. Teie teate, mis juhtus. Patsient ei tea seda. Teie kolleegid ei olnud reeglina nõus sellest rääkima või oma arvamust andma, kes tahab, et kolleeg karistada saab. Advokaatide seas minu arusaamist pidi kolleegi peale, see ei ole mitte kaebamine, vaid kui tullakse, siis öeldakse küll, et näed, minu arvates tegi ta siin ja siin ja siin vea, eks ju, et eks siis sa saad selle teisase arvamuse. Ja Eesti puhul me kindlasti ei saa eirata seda maakohtades eriti, eks ju, et aga see kohas ongi see üks perearst mul ei olegi kuskile mujale minna, et kuidas ma rikun temaga suhted ära, ma neelan parem selle alla. Ehk see patsiendi vaates oli see olukord päris hull. Ja tegelikult on ju lugu selline, et mida vähem meil pinget ühiskonnas on, seda parem on meil kõigil elada. Kui patsient saab kiiresti hüvitise kätte, kui patsiendi tegelikult probleemiga tegeletakse, mitte seda, et ma ei ütle välja, sest et muidu ma saan karistada, aga ma ütlen välja, et siin on just selline asi, nüüd tuleb seda teha, eks ju. Sellisel juhul saab seda palju avameelsemalt välja öelda. See ennem seaduse jõustumist see olukord selline polnud. Ja nüüd teie, see on küll arsti vaates, aga vahet ei ole, kõikide tervishoiutöötajate vaates oli olukord ju selline, et te vastutasite solidaarselt. Õiguskeeles see tähendab seda, et ma oleksin olnud patsiendi esindaja, siis teatud juhtudel on kasulik kiusata füüsilist isikut ehk inimest, sest et tal on selg vastu seina, eks ju. Karistusõiguslik hirm, ma just näitasin teile slaidi aastast 2010, aga neid kohtulahendeid on veel. Karistati ja tegelikult karistati väga ebaõiglaselt, sest me eksime kõik. Lihtsalt teie materjal, millega teie töötate, on natukene teistsugune. Ja see olulisem on, eks ju see, et ei saanud oma vigadest vaadata, enda vigadest õppida. Järgmises slaidis ma näitan lihtsalt see rahalist hirmu, eks ju. Et üks asi on see varaline kahju, aga nõndanimetatud moraalne või mittevaraline kahju, see on Eestis väga kiiresti, väga järsult tõusev. Et Saksamaal on hüvitised kuni 800 000 ei ole midagi imelikku. Eestis vaktsiinikindlustuses on 130 000. Kindlustusseltsid tasuvad liikluskindlustuses ka 120 000 hüvitisi. Ma ise olen piisavalt kohtus esindanud, kus 50 kuni 100 000 mõistetakse välja. Keskmisele inimesele on see ju ületamatu summa, eks ju. Et ja küll võib-olla mõned head arstid teenivad väga palju, aga ka väga palju teenival arstile. Aga kui me võtame keskmise tervishoiutöötaja, kelle palk ei ole ju selline, et sellist asja välja kannatada, eks ju.
ja arsti vaates veel on see, et kui on kohtuvaidlus, siis kurb küll, aga alla 10 000 eurot esimeses kohtuastmes hakkama ei saa. Noh, see on üüratu raha, eks ju. Ja varaline kahju võib teoorias ulatuda miljoniteni. See tundub imelik, kus see miljoniteni. Siin on slaidil teil, kui palju on liikluskindlustuses isiku kahjukindlustussumma. See on 5,6 miljonit. Tundub absurd, tegelikult ei ole. Kujutame ette 23-aastane 2 lapse ema ja jääb terveks eluks, väljendusest köögiviljaks. Siis 24/7 tuleb teda hooldada, lapsed tuleb täiskasvanuks üles kasvatada, naiste keskmine eluiga on 80+ aastat ja see, et see summa täis tiksub varalise kahjuna, see tiksub väga kiiresti täis. Mul on olnud laua peal juhtum, kus ma olin kindlustusseltsi esindaja, kus üks prantslase härrasmees, temaga juhtus Eestis liiklusõnnetusega samasugune asi ja kahjuhüvitamise nõue oli 20,5 miljonit. Ja mitte midagi ei olnud sealt maha kraapida, kõik ongi põhjendatud. Ja see, et nüüd kas asi juhtub raviveast või liiklusõnnetusest või kurjategija teost, see on ainult ju vahendi küsimus. Et ega see tagajärg on ju ühesugune, et ehk siis tegelikkuses see olukord on väga halb. Nüüd uus seadus ei paranda tegelikult lühiperspektiivis seda asja. Kindlustus oma olemuselt on statistika, puhas statistika. Kui palju 23–25-aastased noormehed põhjustavad BMW-dega liiklusõnnetusi ja võetakse statistiline protsent, miks ma 23–25-aastased noormehed ja BMW-d välja tõin, need kihutavadki. Ja nad ongi ohtlikumad vastupidiselt naistele, kes ei tekita suuri kahjusid, naised tekitavad väikseid kahjusid tihemini. Et ehk siis, ja kindlustus ongi statistika, kus arvestatakse see välja. Nüüd, mis on nagu selle eraõigusliku kindlustuse eelis? Eraõiguslik kindlustusselts saab öelda, Olavi, sa oled 51-aastane, 51-aastased mehed põhjustavad, sõida Mercedesega liiklusõnnetusid selliselt. Sinu kindlustusmakse on sellepärast selline. Riiklik kindlustussüsteem on nagu universaalne. Ta ütleb selliselt, vahet pole, mis su vanus on, vahet pole, mis su sugu on, teil on kõigil ühe mütsiga löödud. Miks see oluline nagu on teie poolt vaadates? Kui te mõtlete, ma ei tea, kas kõige madalama riskiga, aga kooliõde. Mulle tundub, et kooliõde saab midagi teha, saab süstlad segamini ajada, süstla ära murda, aga see risk on erakordselt minimaalne võrreldes kirurgiga. Et ehk siis, kui meil oleks riiklik kindlustussüsteem, siis need lüüakse ühe puuga, eraõiguslik, kui see statistika ühel hetkel paika loksub, hakkab väga suured diferentseed olema siis erinevate erialade vahel ja see on tegelikult süsteemi suhtes ka õiglane. Ja kindlustussüsteem on tegelikult, eraõiguslik kindlustussüsteem on oluline seetõttu, et ta suunab ka preventsioonile. Et lihtne näide, kodukindlustus, ma ei tea, suvemaja. Kui teil on suvemajal turvalukk, teil on turvafirmaga leping sõlmitud, siis te kindlustusmakse läheb madalamaks. Sellepärast, et sellega madaldatakse riske. Sama asi hakkab ka teiega juhtuma. Vaadatakse, kuidas teie siis ohutusjuhtumite süsteem, kuidas see väljaõppesüsteem toimib ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis läbi raha pannakse tegelikult tegutsema preventiivselt, et viia riske madalamaks. Meie valikud seaduse tegemisel olid, eks ju, see riiklik või eraõiguslik ja vabatahtlik ja kohustuslik. Hästi lihtsustatult öeldes kohustusliku ja vabatahtliku kindlustussüsteemi vahe on see, et kelle huvides see on tehtud. Vabatahtlik kindlustus on tehtud alati kindlustusvõtja, ehk siis teie mõistes arstide, tervishoiuteenuse osutajate huvides. Kohustuslik kindlustus on tehtud alati nõrgema kaitseks. Kohustuslikus kindlustuses, liikluskindlustus on kannatanu kaitseks, advokaadi vastutuskindlustus on ka kliendi kaitseks. Patsiendi kindlustus, mis ei ole õige termin tegelikult, on tegelikult patsiendi kaitseks. Ja patsient saab minna kohustusliku kindlustuse korral kindlustusseltsi, kellega tal ei ole mingisugust suhet. Et muidu me läheme ju enda kindlustusseltsi, kohustuslik kindlustus võimaldab minna siis teise poole kindlustusseltsi ja otse kahjuhüvitist nõuda. Seetõttu ega siin väga valikuid ei olnud, me alustame madalalt selle kohustusliku kindlustusega. Esiteks kindlustussummad on madalad,
Ma nüüd räägin selle jõustumise puhul, kes on vanem generatsioon, see mäletab aastal 1993, kui liikluskindlustus kehtestati, täpselt samasugune kisma käis. 2 korda või 3 korda lükati jõustumist edasi. Vahe oli see, siis olid kisaajad põllumehed, eks ju. Ja veel kord, see tundub banaalne, aga see võrdlus liikluskindlustusega on väga adekvaatne võrdlus. Liikluskindlustuse jõustumisel oli kindlustussumma 46 000 krooni, mis on siis alla 3000 euri, eks ju, mis oli mingi raha, eks ju. Tänaseks, nagu ma näitasin, eks ju, on 5,6 miljonit. Seetõttu, kui me jõuame kohe selle seaduse kindlustussummadeni, see on esimesed sammud, need asjad liiguvad paika. Aluseks me võtsime Põhjamaade süsteemi, kus siis, nagu te näete, Rootsis on juba 50 aastat, Soomes pea 40 aastat see süsteem toimunud. Eesmärk oli siis tervishoidu ohutumaks muuta. Ja süüdlase otsimise asemel keskendati patsiendile lahenduste leidmiseni ning sellest, kuidas õppida. Ja see kindlustussüsteem võtab ära motivatsiooni juhtunut varjata ja tekib võimalus, eks ju, siis õppida. Ja seda väga Euroopa Nõukogu ja nii edasi soovitasid. Soome ja Põhjamaade süsteemi uurijad ütlevad, et patsiendi ja tervishoiutöötajate suhted oluliselt paranesid. Patsiendid jõudsid kiiremini hüvitiseni. Ma arvan, et see on täiesti õige. Kohtusse pöördumine, meil kahjuks kohtusse pöördumine oli ka ennem väga raske, aga nagu oli põhiline, et saadi õppida üksteise süsteemidest ja lisaks oli süsteemi lihtsus ja kaebuste kiire lahendamine. Kriminaalmenetluse oportuniteediga lõpetamisest ma rääkisin ennem, et hästi lihtsustatult öeldes, siis kui keegi teist eksib, on tagajärg. Kriminaalasi algatatakse Eestis hetkest, kui tervisekahjustusest paranemine kestab rohkem kui 4 kuud, jäädakse ilma mingist jäsemest või liikmest, kehaorganist või toimub surm, eks ju. Et need on need juhtumid ja kui te mõtlete 4 kuud, vanema inimese paranemine võtabki kaua aega ja võibki olla see, et vanemale inimesele te teete ravivea, millest noor inimene paraneks võib-olla nädalaga, vanal inimesel võtabki 4 kuud. Et seega see oportuniteediga lõpetamine on tegelikult hea asi. Eesmärk ja kohaldamine. Et eesmärk ja kohaldamine siis, eks ju, on see, et tervishoiuteenuse osutamise käigus patsiendile kahju hüvitamine, see muu õigustatud isik on, siin on mõeldud eelkõige pärijad, aga ka võib-olla lapsed olla. Et kahju, kes saab, ei pruugi olla ju patsient ise. Kui patsient ära sureb, siis tema nõudeõigus läheb üle pärijale, aga selle 23-aastase voodihaigeks jäänud ema näite puhul on ju ka tema lapsed kannatanud, eks ju, ehk siis need muud õigustatud isikud, et ehk siis teoreetiliselt see kannatanute ring võib olla palju-palju laiem, kui on ainult patsient. Oluline on see, et tervishoiuteenuse osutamine peaks toimuma Eestis, muuhulgas meditsiiniline kaugkonsultatsioon. Läksin valesse poole. Ja eesmärk on siis täpselt nagu liikluskindlustuses, nagu ma kordan ennast üle, eks ju, et kindlustusandja hüvitab 3. isikule tekkinud kahju ja mida ta hüvitab, on see, millest me tegelikult rääkisime eelnevad pea tund aega või rohkem kui tund aega, vabandust. Et need on need erinevad näited, et siis diagnoosi viga, infektsiooni viga, vastutusseadmeste eest, organisatoorsete kohustuste rikkumine, mis on küll probleemne. Seaduse jõustumisel, nagu ma ennem ütlesin, inimeste ehk siis füüsiliste isikute isiklik vastutus, lepinguline vastutus kaotati ära. Tõsi, kindlasti Mai küsiks juurde mult, et ka kuidas deliktilise vastutusega on, et see kahjuks jäi alles, seda tehniliselt ei ole võimalik ära kaotada. Kuigi ma peaksin ütlema, et ma arvan, et tegelikkuses, kuna kindlustussüsteem on taga, kes meist läheb täna naabrimehe vastu kohtusse? No ei lähe, kui naabrimees kõksab mu auto ära, ma lähen tema kindlustusseltsiga vaidlema, ma ei viitsi tegeleda jamaga. Et ehk siis see teoreetiline risk, mis selles nõndanimetatud deliktiõigusest tekib, ma arvan, et see ei ole realistlik risk. Sellest, kes lepingu peab sõlmima, sellest ma rääkisin, selle sõlmib tegevusloa omaja, mis võib olla ka FIE, eks ju, kas FIE või siis OÜ, aktsiaselts, mis iganes teil need vormid on. Ja mis on oluline, kõik kindlustusseltsid, kes pakuvad vastavat teenust, täna küll kahjuks üks,
on kohustatud lepingu sõlmima. Kohustuslikus kindlustuses ei saa kindlustusandja öelda, et aga ma ei sõlmi lepingut. Nii, sellest ma hüppasin ka üle. Tähtis on ka see, et kindlustuslepingu sõlmimisel te kõik oma tegevusload deklareerite ja kui teil tekib tegevuslubasid juurde, toimub mingi muudatus, see on alati kindlustuslepingute puhul, tuleb kindlustusandjad koheselt teavitada. Tuleb tegevusluba juurde, teavitate, mingi tegevusluba läheb ära, see tegelikult viib kindlustusmakset alla, et tegelikult see on teie huvides sellest teavitada. Teil on kohustatud, eks ju, vastutuskindlustuse lepingust Terviseametile teatama, panema oma kodulehele üles, ma teie kodulehti ei ole vaadanud, et ma loodan, et see on teil üleval väga hea. Lisaks teil peab olema ka siis tegevuskohas kuskil siin all tõenäoliselt, kus teil vastu võtta on või mis iganes informatsioon, kuidas käituda ja samamoodi siis nõuete esitamise juhend, mille siis tänases mõistes peaks olema PCU teile andnud, mida te saate jagada, et mida klient peaks tegema, patsient peaks tegema teie mõistes, mitte klient. Millal on tegemist kindlustusjuhtumiga? Tegelikult need 2 slaidi on täpselt, see ongi näete, et kui te vaatate juriidilist keelt, siis juristid kasutavad teistmoodi kui see, mis ma teile siin pikalt ennem ette vuristasin, et kõik need diagnoosivead ja nii edasi. Oluline on ka see, et juhul, kui rakendub teine kohustuslik kindlustus, näiteks te kiirabi autoga viite patsienti ühest enda hoonest teise, siis kõigepealt maksab ja juhtub liiklusõnnetus. See on ka tegelikult ju tervishoiuteenuse osutamise käigus vea tegemine, aga seal maksab kahju liikluskindlustus esimesena ja siis hakkab alles mängima see teie kindlustus. Kes saab nõude esitada? Sellest ma ka 2 sõnaga rääkisin, et loomulikult patsient ise, aga ka tema ülalpeetav muuseas ei pea olema ainult laps. Ka minul täiskasvanuna on vanemate ülalpidamise kohustus, et teoreetiliselt võib kannatanuks olla ka vanem, eks ju, et eks siis pärija, eks ju, ja nagu ma ütlesin, on õigus nõuda siis kindlustusandjalt otse. Kui teile tuleb otse nõue, siis on väga lihtne, te peaksite, see on minu soovitus, tahate küsida, mis ma teen, kui nõue tuleb mulle otse, kirjuta kohe seletuskiri valmis, kindlustusselts seda niikuinii küsib ja saada see siis kindlustusseltsile, siis tänasel hetkel PCU-le edasi. Mis on minu arvamus, mis seal juhtus, eks ju, et kas ma leian, et ma tegin vea, ei teinud vea, kui ma näen seda enne. Kui kindlustusselts jälle vastupidi küsib seletuskirja, seletuskiri tuleb anda, eks ju, et selles mõttes see on oluline, kuidas kindlustusselts saab otsuse öelda, et kas naabrimees sõitis mulle otsa või mitte, kui naabrimees vaikib, eks ju. Mina ütlen, et sõitis, sellest on vähe, eks ju. See on teie huvides tegelikult öelda, mida te arvate ja tulebki öelda nii, nagu te sisemiselt tunnete. Kui teil on kahtlused, eks te rääkige oma kolleegidega, arutage, mida te arvate sellest olukorrast. Kindlustussummad, nagu ma ütlesin, on väga-väga nirud. 100 000 ja 30 000 mittevaralise kahju kohta on väga vähe, aga ma olen enam kui kindel, et 5-7 aasta perspektiivis need muutuvad. Soomes on kindlustussumma limiteerimata, Itaalias on 28 miljonit arstide vastutuskindlustuses siis. Et praegu see summad pandi selle tõttu, et 0 statistikat on ja kindlustus on statistika. Kindlustusel ei olnud mitte mingisuguseid andmeid, mille alusel välja arvutada tegelikult korrektseid kindlustusmakseid, et nüüd tänu sellele puhakusüsteemile hakkavad esimesed algandmed tekkima ja mis siin salata, PCU saab väga suure konkurentsieelise järgnevate ees, sest et ta saab tegelikult turu ülevaate väga hästi kätte. Ja mida kindlustusseltsid siis teevad, et alati jah, kindlustuslepingu sõlmimisest ei saa keelduda, aga mitte meeldiva kindlustusvõtja, suure riskiga kindlustusvõtja, ma lükkan kindlustusmakse nii kõrgeks, et ma hirmutan tal maksega minema. Nüüd omavastutusest rääkides, juristidele pigem jumala eest ärge tehke suure omavastutusega, miinimum omavastutusega, mida on võimalik. Sellepärast, et omavastutusi küsitakse tagasi. Tõsi, mida suurem omavastutus, seda väiksem kindlustusmakse. Aga osad haiglad kippusid tegema 50 000 euroseid omavastutuseid. Ja see, et teil aastas, tükil ei ole võimalik, tükil on
kindlasti 10 ravivigasid aastas. Midagi ei teha, et te olete nii suur, eks ju. Ja kui te nüüd mõtlete, et hakkate iga kord kõike seda ise kinni maksma, siis majanduslikult on see väga vale otsus, kui teil on suur omavastutus. Omavastutus tuleb valida kõige madalam, mis saab, sellepärast et suurem omavastutusest tulenev kindlustusmakse langus ei tasu majanduslikult tegelikkuses ära. Alati küsib kindlustusandja kuni omavastutuseni kahju sisse. Ehk siis ma ei tea, tüki hambaravi teeb ravivea, mis on 3000 eurot, siis te maksate alati need tulevikus kõik kinni. Et seda kindlasti, kui teil on suur omavastutus täna, siis järgmistel aastatel palun ärge tehke selliselt. Mis hüvitamisele kuulub, oluline on tegelikult see, esiteks, et kahju peab olema tekkinud pärast seaduse jõustumist, mitte kahju ei pea olema välja tulnud pärast seaduse jõustumist, vaid ta peab olema ka tekkinud, ehk siis see tegu, diagnoosisin valesti, jätsin käärid kõhtu, mis iganes, eks ju. See peab olema toimunud pärast 1. novembrit, siis see seadus rakendub. Kõigepealt hüvitab kõik kahjud riiklikud süsteemid, et kui on mingisugune, väljendust ümbertegemise kulu ja see tuleb Tervisekassast, eks ju, aga kõik need muud kulud lähevad siis sisuliselt kindlustusandja kraesse, et ma ei hakka neid siin üles lugema, et slaidi peal te seda näete. Mis hüvitamisel ei kuulu, on kindlustussummat ületav kahju, mis on täna, eks ju, see väga väike, siis kahju alla 200 euro väljaspool Eesti Vabariiki, asja hävimine, mis võib asja hävimine olla, mul on hambaarstidega kokkupuude olnud, et hambaarstid vahel ajavad mingit ainete särkide peale, eks ju, et põhimõtteliselt on võimalik riideid rikkuda, et mujal, kirurgid võivad ka. Jah, täpselt, eks ju, et seda kahjuks hetkel seadus ei hüvita, kuigi võiks justkui hüvitada. Tootja, verekeskuse, haigla, apteeki, pidaja ja tootja vastutuse alusel hüvitatavad kahjud, leppetrahvid, nii edasi, samamoodi kliinilised uuringud. Seda ma tean, et teil on kliiniliste uuringute kohta täiesti eraldi kindlustusleping olemas, et see ongi, ta on eraldi kõrgendatud risk, seda peabki muu kindlustuslepinguga katma ja nõndanimetatud ümbertegemise kulu, eks ju, mis on kõige lihtsam näide, eks ju, hambaravi viga, vabandust, et ma hambaravi näiteks toon, aga hambaravil on see ümbertegemine on kõige lihtsam teema, eks ju, et midagi tehti valesti, siis tulebki ümber teha, et mujal ei ole, muudes meditsiinivaldkondades vist see ümbertegemise kulu ei saa nii väga tekkida. Seda ma ütlesin, et liiklusõnnetusest, kui keegi teist otsustab, et ma nüüd tahtlikult kahjustan, muideks, mul on elus olnud üks tahtlik kahju põhjustamine, mis on seotud liikluskindlustusega, et see oli väga naljakas, et töötasin ühes X kindlustusseltsis ja talveaeg oli seal Tartu. 2 professorit olid koduhoovis, soojendasid enda autosid ja üks ühel hetkel sõitis teisele otsa ja kirjutas seletuskirjas, et raisk, ootasin ja ütlesin, et mine, ma ei läinud, aga ma talle näitasin. Vahel, ütleme, inimene oli selles mõttes, vabandust küll rumal, et ta enda tahtluse seletusse pani. Ma tõesti arvan, et see on, see inimene peab olema vaimsete häiretega, kui teie valdkonnas tahtlikult peaks kahju tekitama. Et ma ei usu, et sellist asja saab olla. Mittevaraline kahju, need on ka jälle liiga nirud numbrid ja praegu on see tabel. Me teame, et kohtupraktika on tegelikult palju suuremad summad. Kindlustusjuhtumist teavitamine, nagu ma ka ütlesin, eks ju, siis kannatanu või õigustatud isik võib pöörduda nii kindlustusseltsi kui teie juurde, teie põrgatate kohe kindlustusseltsi seletuskirjaga edasi ja kui esitatakse hagi, teoorias võib olla, et keegi, vahel juristid ka advokaadid ei saa aru, et peaks kindlustusseltsi vastu minema, kui hagi tuleb teie vastu, siis Mai kolleegid edastavad selle kindlustusseltsile, kindlustusselts võtab tegelikult selle menetluse üle, palkab teile advokaadid ja lõppude lõpuks ta saavutab seal kas kaaskostja rolli või siis on ta kolmas isik selles menetluses, et kui peaks selline olukord juhtuma. Nüüd menetlemiseks on kindlustusseltsil aega 180 päeva. See tundub hirmus kaua, aga tegelikult see ei ole hirmus kaua. Tervishoiu kvaliteedi ekspertkomisjonis läks palju kauem aega reeglina. Ja teiseks,
kindlustusseltsi töö, kahjukäsitleja töö on liinitöö. Tegelikult keegi ei hoia kinni, kõik tahavad laudud tühjaks saada, aga kui meil on vaja näiteks välismaalt arvamusi saada, et see eesnäärme vähi näide, mida ma ennem tõin, mina tõin arvamuse Itaalia arstidelt, eks ju. Et kujutate ette, et Itaalia arstidelt saada konkureerivat arvamust, see on ju keeruline, dokumentide tõlkimine, kaugus ja nii edasi, see võtab meeletult aega. Ja ka kindlustusseltsil võib ju olla olukord, et Eestis ongi 1 või 2 spetsialisti ja ta ei saagi kuskilt seda hinnangut. Kuna see ei ole õiguslik hinnang, eks ju, kas tegemist on raviveaga või mitte, siis see 180 päeva ei ole tegelikult üldsegi mitte midagi palju. Nii. Küsimus saalist oli, et kust on eksperdid leitud ja see on, eelmine nädal sain kokku just ühe ministeeriumi esindajana, kus ma üritasin ühte seltsi veel meelitada teenust osutama ja tema probleem oli see, et kus me neid saame, ekspertarvamusi, siis ma tegelikult ütlen veel banaalsemalt, kõikides kindlustusseltsides on oma usaldusarstid olemas. Nad on tavaliselt siis mitte täis põhikohaga, eks ju, ja kui te mõtlete kindlustuse peale, liikluskindlustuses on isikukahjud väga tavalised. Õnnetusjuhtumis ja reisikindlustuses on isikukahjud väga tavalised. Veel kord, see nüüd, kas inimene kukub suusatades või on tege raviveaga, see on küsimus see, et miks see asi juhtus, eks ju. Nüüd see usaldusarst tegelikult väga paljud asjad saab ära lahendada, sest et väga paljud asjad ei ole niivõrd keerulised. Ta suudab hinnangu anda, et ma ei tea, teie arst kirjutab, et tegin ei teinud vea, usaldusarst vaatab peale ja nüüd, kui usaldusarstil jääb teadmistest puudu, siis tegelikult on Sotsiaalministeerium koostanud nimekirja, eks ju, nendest võimalikest valikutest, kust seda arvamust tellida. EKEI-ga on probleem, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudiga, seal on ja ei ole probleem. Ma olen nende käest alguses ma küsisin, et tahaks teilt ekspertiisi tellida. Ei, eraõiguslikele me ei tee ekspertiise. Tegelikult nad annavad selle sammuse dokumendi mingi muu pealkirjaga, ma ei mäleta enam, mis selle pealkiri oli. Sisu on täpselt sama nagu ekspertiisil, aga nimetavad seda asja teistpidi ja see oli mingi 60 eurot või täiesti olematu summa, et tegelikult EKEI-st on võimalik saada. EKEI probleem on jälle mujal, et kui te vaatate EKEI arstide tausta, siis nad on enamus patoloogid. Eks ju, et jääb natukene vajaka, eks ju. Patoloog võib mõnes olukorras olla vajalik, eks ju, aga mitte igal kord. Et ehk siis see probleem kindlasti on olemas, aga ma tahaksin uskuda, see on koht, kus te ju tegelikult võite endale ka hinnakirja teha, et jah, te ei saa enda inimeste suhtes öelda, aga ükskõik mis teise tervishoiuteenuse osutaja puhul te saate kindlustusseltsile pakkuda, et jah, tahate meie hinnangut, näete, hinnakiri on selline. Kui seda seadust tehti, siis 2-3 noorarsti tahtsid oma OÜ-d teha, et hakkame ekspertarvamusi tegema. Ma ei tea, kas nad lõid või ei loonud, aga jah, meil on, tegelikult see ei ole mitte ainult selle valdkonna, kõikide ekspertiisidega on Eestis väga raske. Nendel on, jah, nad on kohtuarstid, aga kui te vaatate, kuidas te kirjeldatakse nende spetsialiseerumist, seal on millegipärast kirjas patoloog kõikidel. Ja ma tean, aga ütleme niimoodi, et kui mul oli kohtuvaidlus lihtsalt, kus mul vastaspool hakkaski see samune käelugu, mootorratturi lugu, mis ma rääkisin, et EKEI tegi ekspertiisi, vastaspool ütles, et nii, aga vaatame nüüd, kes selle kirjutas EKEI-st. EKEI-st kirjutasid alla inimesed, kelle haridus on, et nad on patoloog. Et see, kuidas sa nüüd patoloogina tuled ütlema seda, et jälle, see ei ole minu valdkond, eks ju, mina ütlesin seda, et kuule, et EKEI on riiklik asutus, 5 minutit veel aega, siis ma peaksin jõudma ka, et jah, aga kahju menetlemisest ma rääkisin. Kindlustusseltsil on ka tagasinõude ehk regressi õigus teatud juhtudel, esiteks see, mis on oma vastutus, alati küsib tagasi, kui keegi on alkoholijoobes või narkojoobes, küsib tagasi. Kui te olete kindlustusmakse maksmise kohustust rikkunud, kindlustusselts võib tagasi küsida. Ja siis, kui te olete kindlustuslepingu sõlmimisel valeinformatsiooni andnud. See on kõikide kindlustuslepingute puhul. Oluline on see, et vastatakse õigesti. Ma mõistan, et tegelikult teie puhul on see erakordselt raske. Te olete nii suur organisatsioon, eks ju. Kuigi ma arvan, et väga teiega keegi vaidlema ei viitsi kindlustusselts selles osas tulla. Et jah, kui te mingi tegevusloa puudumise üle valetate,
sellest te saate ka ise aru, eks ju, mingi pisiasjaga, ma arvan, et kindlustusseltsid ei julge teiega väga vaielda. Nüüd, nagu ma ütlesin, tuleb kindlustusseltsi otsus maksimum 180 päeva jooksul, kannatanule patsiendile on see tasuta. Ja nüüd ma tahaksin uskuda, et väga suur hulk neid reaalseid juhtumeid saab tegelikult lahendatud selliselt, mida nad ennem ei saanud. Ehk siis, nagu ma ütlesin, 98% statistiliselt kindlustusseltsid hüvitavad. Aga need asjad, kus kindlustusselts võib-olla ka teeb valeotsuse, on järgmine koht, kuhu patsient saab tasuta minna, on lepituskomisjon. See on natukene võrreldav töövaidluskomisjoniga, et mitte juristidele te saaksite aru, et ta ei ole sama, aga lihtsalt paralleelina on ta hea. Tervishoiu kvaliteedi ekspertkomisjon täna veel tegutseb, aga ta lahendab veel viimased kuu aega, mis selle kuu lõpus lõpetab neid kuni 1. novembrini esitatud kaebuseid, uusi asju ta peale ei võta. Minu teada lepituskomisjoni ei ole jõudnud mitte ühtegi PCU vastast kaebust veel. Ja lepituskomisjon on see, et patsient ei ole rahul, mida kindlustusselts ütles, läheb lepituskomisjoni menetlus on tasuta, kindlustusseltsil on kohustus selles komisjonis osaleda. See komisjon koosneb juristidest ja meditsiiniharidusega inimestest ja nendel on õigus omakorda tellida ekspertiis. Ehk siis, kui te jälle nüüd patsiendi vaatest vaatate, tuleb kindlustusseltsist otsus, mis on põhjendatud, mul on õigus kogu kahjutoimikuga tutvuda, tuleb vajadusel lepituskomisjonist otsus, kus ma saan kõik andmed, see on jälle tasuta. Nüüd, meil on 2 filtrit. Ka see on loomulikult kindlasti tulevik toob ka seda, et need 2 filtrit on midagi läbi lastud, mis on viga, eks ju. Ma tahaksin uskuda, et valdavas enamuses need probleemid on lahenenud seoses selle uue seadusega. See seadus jõustus, eks ju, nagu te teate, 1. novembril, teil on leping sõlmitud, kuna kõikidel haiglatel on minu teada tänasel hetkel 1700 tervishoiuteenuse osutajast 111 ei ole leping sõlmitud. See on probleem. Jälle ma pean hambaarsti kiruma, et hambaarstide seas on üksjagu neid, kellel ei ole tehtud. Terviseamet tegeleb sellega väga aktiivselt ja väga palju nendest 111 on vanemad inimesed, kes tegelikult on pensionile läinud, mingi OÜ-s on tegevusluba alles. Ehk siis see tegevuslubade tühistamise protsess hakkab pihta, et ma arvan, et lähimal ajal nii mõnedki jäävad oma tegevuslubadest ilma, kellel 111 on tegemata. Ja kui ma veel nüüd, ma loodan, et ma nüüd väga välja ei vihasta, aga kui hambaarstidest veel rääkida, siis kui teie lähete keegi hambaarsti juurde, siis kontrollige seda, kas kindlustus on tehtud esimese asjana. Need, kellel on tegemata, ärge nende juurde minge. Et see on lihtsustatult öeldes siis selle seaduse loogika. Kõik seadused on alguses auklikud, vigased ja võtavad aega. Aga see suund, kuhu me liigume, siis ma väidan, et 5-7 aasta jooksul, esiteks me need augud paneme kinni tõenäoliselt, riik paneb kinni teisel aastal, esimesel aastal on veel vara, eks ju, tuleb veel koguda ja siis hakkavad kindlustussummad tõusma. Ma usun, et sellest aastast tekib konkurents, teile kahju, et tekkis juurde bürokraatiat, palun katsuge see üle elada, see on suurema ja positiivsema eesmärgi nimel, et tänud minu poolt. Ja, aga nii, jah. Kui enne seaduse kehtima hakkamist tehti raviviga ning kahju tekkis alles peale jõustumist, tegelikult ma kaudselt vastasin ära, kui viga tehti enne 1. novembrit, aga tagajärg saabub pärast 1. novembrit. Lihtne näide, see perearst, ehk siis rauanäite all, eks ju, mis ma alguses teile rääkisin, toimus, ma ei tea, märtsikuus ja nüüd võib-olla selle aasta märtsis on vähk selles staadiumis, et rong on läinud, selle seadus ei aita. Sellepärast, et see viga tehti enne seaduse jõustumist. Tähtis on see, vea tegemine peab olema toimunud seaduse kehtivuse ajal, sest et teil ei olnud kindlustuskaitset. No jah, ja see on ka õigus, eks ju, et meil võib olla
olukordasid, kus on kas selle aasta jaanuaris või veebruaris lepingud sõlmitud. Et nagu ma ütlesin, 111 on sõlmimatud. Jah, täpsustus on Mail täiesti õige, et tegelikult me peame vaatama kindlustuslepingu jõustumist ja pärast seda vea tegemist. Ja, palun. Kui te arvate, et te olete teinud vea, siis teil on ju raporteerimise kohustuspuhakus, teil on tõenäoliselt mingid sisejuhendid, rääkige kolleegidega, kui te kahtlete ja see, kuidas seda täita, ma ütlen ausalt, mina seda ei tea, ma olen neid süsteeme näinud, aga see on minu pädevusest väljas, eks ju. Et teil on olemas inimene, kes teil tõenäoliselt sellisel juhul saab aidata ja pigem raporteerida, kui mitte raporteerida, on minu ütlus. See, et sinna tuleb hästi palju, ka seal see Excel, mis ma saatsin, seal on hästi palju lihtsalt raporteerimisi. Lihtne näide, aetakse segamini 2 erinevat valuvaigistit. Inimesele ei ole tegelikult mitte mingisugust tagajärgi, eks ju, aga sellest raporteeritakse, et mitte iga ohujuhtum enamus ei toogi ju tagajärge kaasa. Või kui ka see tagajärg on, siis see on see, mis ma näitasin, see vangi kaasus, et pea käis ringi. Nii, palun. Kui tegutsid oma erinevad tiirid, aga häitled inimest, eriti vanainimest tabanid, nagu mitu aega kopsuga, põletik südame puutu, saktide põletik, aga tal on ikkagi üks asja, kuidas seda punkti. Küsimus siis Teamsile, et arst peab tegutsema tegevusloa piires. Me peame eristama 2 asja. Üks asi on tervishoiuteenuse osutaja haigla. Haiglal on ju tõenäoliselt olemas erinevad spetsialistid. Teine küsimus on konkreetne arst. Ega teie ju tõenäoliselt, kui on mitte teie valdkonda puudutav teema, te suunate oma kolleegi juurde edasi, et teie ei langeta, ma ei tea, olete südamearst, siis teie ei langeta mingisuguses muus valdkonnas otsuseid. Et tähtis, see seaduse loogika on see, et Ameerikas on hästi populaarne, hästi palju saab raha teenida ju ilukirurgias ja sinna ronivad inimesed, kellel tegelikult ilukirurgias tegutsemise luba pole olemas. See on hästi üldistatud, see seaduse ideoloogia. Sa ei roni sinna erialale, kus sa ei tohi tegutseda. Ja siin on jälle hea näide hambaarstidega seoses, et meil on ortodontide ja hambaarstide vahel on kaklus, et kus on see piir, eks ju, et kes mida tohib osutada, aga see on jälle teie valdkonna teema. Ehk siis tegelikkuses lihtsustatult on see, ärge ronige tegutsema sinna, kuhu te ei tohi tegutseda. No ei hakka ju perearst mul operatsiooni tegema, eks ju, et teie olete suur haigla, siin on tõenäoliselt, ma eeldan, et tükis on kõik, mis vähegi võimalik Eestis on kaetud. Ma ei usu, et teil midagi saab väga katmata olla. Keegi teine spetsialist teeb. Teie kindlustuslepingu puhul on kõik need tegevusloed üles loetletud. Ja kui juhtub see, et nüüd te olete südamearst ja te otsustate, et tükis, ilukirurgiat ikka tehakse kas või taast. Jah, see on ikka võimalik, eks ju, te lähete oma erialast välja, siis on probleem. Siis on probleem ja kui see juhtum juhtub, siis kindlustusselts hüvitab selle kahju ja küsib teilt tagasi, või tükilt küsib raha tagasi. Nii. Aga tänud ja kena päeva jätku.